Tere! Vaatame täna, kuidas enda isiklik karistusregistri välja võtta e-toimiku kaudu. Ja kõigepealt tulebki minna lehekülje e-toimik.ee. Ja loomulikult ennast sisse logida siis erinevate võimalustega. Kasutame praegu ID-kaarti, kuigi ma muidu kasutan mobiili-ID-d, aga ID-kaardiga on hetkel lihtsalt seda lihtsam teha ja teile näidata. Nii. ID-kaardiga autentimine ja oleme loginud sisse siis e-toimikusse. Kui sa pole siin kunagi käinud või oled väga ammu käinud, siis ta küsib sinu käest siin alguses ka sinu kontaktandmeid ja aadressi, kus sa elad. Aga mis meid siis täna huvitab, siin on kindlasti muid asju ka, mida sa võid siin näppida, aga täna huvitab meid siis karistusregister ja teeme uue päringu. Kelle kohta teeme päringu? Päringud enda kohta on tasuta, päringud teise isiku kohta on tasulised ja maksavad siis 4 eurot. Päring enda kohta. Vajutame siia peale, valime siin päring enda kohta. Loomulikult siin on võimalik valida päring endaga seotud juriidilise isiku kohta või siis lapse või eestkostetava kohta, aga täna huvitab meid just päring enda kohta. Ja teeme siis isiku päringu. Vaatame siis, mis on isiku päring. Nii, midagi suurt keerulist ega suurt ei olegi, et otsi arhiivist, jah, otsi arhiivist ja siis tulevad kõik, mida siis karistusregistris on sinu kohta kirja pandud. Seda kõik on võimalik siis vaadata karistusregister ülevaade ja mina olen siin teinud hiljuti, et seda asja siis endale selgeks teha ka erinevaid päringuid ja valitsid tegevuse ava vastus või saada e-postile. Me paneme lihtsalt ava vastus, siis salvestame selle PDF-ina enda arvutisse isiku karistused sellise nime alla ja salvesta. Nüüd tuleb teil PDF siit välja ja siis võite kõik vaadata, mis teie karistusregistrist teie kohta andmed on. Aga iga inimene teab ise, mis ta on teinud ja nüüd saab vaadata, kas riik teab täpselt samu asju tema kohta. Aga ilusat päeva jätku teile ja kohtume!